NATO tippkohtumine Türgis on lõppenud ning allianss seisab taas silmitsi aruteluga selle üle, kas alliansi laiendamine tugevdaks Euroopa julgeolekut või looks uusi riske. Meiega liitub täna õhtul meie paneelis Peeter Kursin, endine ÜRO ametnik ja geopoliitika ekspert. Anžul Vora, rahvusvaheliste suhete kolumnist, välispoliitika ajakiri ning Sergei Markov, endine president Vladimir Putini pressiesindaja. Aga enne kui läheme debatile, vaatame veidi tausta. Alates külma sõja lõpust on NATO järjekindlalt laienenud üle Euroopa, kaasates riike, mis kunagi kuulusid Nõukogude mõjusfääri. Toetajad ütlevad, et laienemine on aidanud kaitsta väiksemaid riike, tugevdada demokraatiat ja ennetada uusi konflikte. Kuid Venemaa on juba pikka aega pidanud NATO liikumist ida suunas otseseks ohuks oma julgeolekule. Moskva väidab, et allianss on liikunud järjest lähemale Venemaa piiridele, hoolimata varasematest lootustest uuele partnerlusele vastloodud Venemaa Föderatsiooni ja Lääne vahel. NATO lükkab selle väite tagasi, öeldes, et igal riigil on õigus valida oma liitlased ning paljud Ida-Euroopa riigid liitusid just seetõttu, et nad kartsid Venemaa agressiooni. Need hirmud kasvasid veelgi pärast Venemaa sõdu Gruusias ja Ukrainas, aidates veenda ka Soomet ja Rootsit liituma. Pooldajad näevad laienemises tugevat heidutust. Kriitikud hoiatavad, et see võib süvendada vastasseisu ja lõhestada allianssi ennast. Kas NATO allianssi laiendamine on parim viis Euroopa julgeoleku tagamiseks? Hästi, oleme valmis alustama oma debatti. Aitäh selle taustaselgituse eest ja alustame järjekorras. Alustame kõigepealt Peeteriga. Esimene küsimus. Kas NATO allianssi laiendamine on parim viis Euroopa julgeoleku tagamiseks? Peeter. No, see sõltub sellest, kellelt küsida. Samuti on see huvitav, sest olen poolenisti venelane ja poolenisti inglane. Seega on mul selle kohta ainulaadne vaatenurk. Ma arvan, et mul on palju kaastunnet selle suhtes, kuidas venelased end tunnevad, arvestades NATO üha suuremat pealetungi viimase 30 aasta jooksul. Aga NATO suurim või kõige hiljutisem laienemine toimus tänu sellele, et Putin otsustas Ukrainasse tungida. Kui ta seda 24. veebruaril tegi, sundis see rootslasi ja soomlasi mõtlema, et peame allianssi kuuluma, hoolimata sellest, et Rootsil on ajalooliselt olnud suur rõhk neutraalsusele. Nii et see sõltub sellest, kuidas sa laienemisest räägid. Hästi, Anžul Vora, mida sina arvad? Minu arvates on siin samuti kaks poolt. Need, kes toetavad laienemist, ütleksid, et NATO liikmesriike pole rünnatud. See on kaitseallianss, see on toiminud. Teised ütlevad, et see on juba piisavalt suur. Kui seda veelgi laiendada, muutub see kohmakaks, ebaefektiivseks ja olemasolevate liitlaste kaitsekohustused suurenevad. Ja see on vastuolus väitega, et seda tuleks laiendada. Hästi. Ja Sergei, mida sina arvad? Nagu sa aru saad, on Venemaa väga tugevalt vastu NATO laienemisele itta meie piirile. Olgu, lähme läände, põhja, lõunasse, aga mitte meie piirile. Need on meie nõudmised NATO-le. Kellelegi ei meeldi, kui keegi suure sõjaväega tuleb aina lähemale sinu pealinnale. See on lihtsalt nii. Ja teine probleem on see, et NATO oli tõeline institutsioon külma sõja ajal, aga pärast külma sõda ei olnud Venemaalt enam ohtu. Ja NATO peakski nii olema. Me jätkame nüüd. Vabandust, ma pean teid katkestama. 30 sekundi märguanne kõlas. Hakkame esitama täpsemaid küsimusi. Võite jätkata. Aga alustame järgmise küsimusega Pietroga. 1994 aastal liitus Venemaa NATO programmiga partnerlus rahu nimel. Kas midagi on muutunud? Tegelikult ei, nad kuuluvad sellesse endiselt nagu ka Ukraina iroonilisel kombel hoolimata kõigest, mis vahepeal juhtunud on. Ma arvan, et olulisem kui programm partnerlus rahu nimel ise oli järgmise sammuna Clintoni administratsiooni poolt 1997 aastal loodud alusakt ning seejärel 2002 aasta NATO-Venemaa nõukogu. Need on olulised näited sellest, kuidas NATO ja Venemaa püüdsid leida viisi, kuidas venelastega, Moskvaga koostööd teha. Ja 2000-ndate alguses oli Putin väga NATO-meelne. Arutati isegi võimalust liituda alliansiga täisliikmena, nagu nad pakkusid välja 1954 aastal ja nõukogude ajal. Aga mis on muutunud, on Putini suhe alliansiga. Ma ei usu, et Bushi kommentaarid 2007. aastal aitasid, kui räägiti Ukraina ja Gruusia võimalikust liitumisest.
aga kindlasti olid venelased olulised koostöös CTO ehk terrorismivastaste operatsioonidega 2000-ndatel. Aga suhe pole sellest ajast alates tegelikult kunagi arenenud ja on ainult halvenenud, kuna Putin muutus kodus teatud asjade suhtes üha paranoilisemaks. Samuti NATO järgnev laienemine 2000-ndatel nagu 2004 ja 2009, kui ma õigesti mäletan. Anšul Vora, kas sa ütleksid, et NATO ainus eesmärk on Venemaale vastu seista? Noh, Venemaa on kindlasti suurim oht, kuid ainus eesmärk on kaitsta liikmesriikide territooriumi. Kogu see liit põhineb sisuliselt 5. artiklil, mis ütleb, et rünnak ühe vastu loetakse rünnakuks kõigi vastu. Venemaad nähakse suurima ohuna. Siiski oled sa näinud, et erinevatel aegadel NATO ajaloos on NATO arenenud ja vastu võtnud ka teisi väljakutseid, olgu selleks piraatluse vastased operatsioonid või väljaõppe koos Aasia partnerriikidega. Nii et see on nagu aeg-ajalt laienenud või nagu me nägime pärast 11. septembrit oli see koos USA-ga ja toetas selle operatsiooni Afganistanis. Nii et see areneb. Suurim oht on Venemaa ja praegu nähakse seda kindlasti nii. Ja mida teie selle kohta ütlete, Peeter ja Sergei? Sergei esimesena. Ma arvan, et Venemaa ettepanek on väga lihtne. NATO kui külma sõja institutsioon peaks olema osa ühtsest üle-euroopalisest julgeolekusüsteemist, mis peaks hõlmama nii NATO-t kui ka Venemaad. Sellepärast alustas Venemaa koostööd NATO-ga, kuid siis selgus, et NATO ei soovinud sellist julgeolekusüsteemi, vaid tahtis, et Venemaa oleks lihtsalt noorem partner, nagu nad seda nimetasid. Teate küll, justkui uus koloonia, midagi sellist, aga see ei ole see, millega venelased nõustusid. Teate ju, Venemaa on olnud iseseisev riik üle 5 sajandi. Ja selle tulemusena näeme nüüd, et NATO on mõttetu bürokraatlik institutsioon. Me lihtsalt otsime tööd. Venemaalt ei ole mingit tõelist ohtu. Sellepärast nad lõidki endale uusi töökohti palkade, eelarve ja kõige muu jaoks. Ja selle tulemusena loob NATO bürokraatia kunstlikke konflikte. Sellepärast on NATO juhid ja NATO bürokraatia peamine oht nendele riikidele, mis kuuluvad NATOsse. Just see sama tegevus kukutas 2014 aastal Ukrainas demokraatlikult valitud valitsuse ja kehtestas täiesti ebaseadusliku, täiesti kriminaalse, repressiivse režiimi, mis teil praegu on. Ja selle tulemusena tekitasid nad kunstlikult sõja Ukrainas. See on NATO kätetöö, täielikult NATO kätetöö. See on täielikult NATO vastutus. Nad otsivad töökohti, palku, raha, eelarvet ja nii edasi. Asti Pietro. Ja, vaatame. Ma tunnen kaasa, nagu ma alguses ütlesin, aga ma arvan, et see on siiski natuke lihtsustatud. NATO on vabatahtlik organisatsioon. Palju rõhku pannakse artiklile 5, kuid artikli 13 kohaselt võib riik igal ajal organisatsioonist lahkuda, kui ta seda soovib. Nad peavad andma Ameerika Ühendriikidele 1 aasta etteteatamise ükskõik millisele ülemjuhatajale. Mõni kuu tagasi oli minu saates kindral Wesley Clark ja ta väidab just seda. Põhjus, miks NATO kasvas, oli osaliselt võib-olla eelarvelistel või muudel rahalistel põhjustel, nagu Sergei väidab, aga ma arvan, et see pole ainult see. Ma arvan, et paljud endised Nõukogude Liidu riigid olid tõsiselt mures, eriti Balti riigid, Moskva kavatsuste pärast. Ma arvan, et neid on nüüd demoniseeritud. Ma tõesti arvan, et Venemaad on palju demoniseeritud lääne ringkondades, eriti sõjakates ringkondades, sellistes kohtades nagu London või Washington, kus ma olen samuti töötanud ja elanud. Aga see on vabatahtlik organisatsioon ja nad ei pea liituma. Soome ei pidanud liituma, nad olid neutraalsed, peamisel kaitsepositsioonil, kuid nad otsustasid liituda, sest nad olid mures. Ja suhted NATO-ga on halvenenud. Kas ma arvan, et NATO toetab otseselt ukrainlasi ja seetõttu on see omamoodi asendussõda? See on hea, see on mõistlik argument, see on veenev argument.
aga ma arvan, et on vale öelda, et NATO liit on siin agressiivne. Neil on olnud palju võimalusi korraldada otseseid rünnakuid teatud piirkondadesse. Vaadake Kaliningradi, mis toimub selle enklaabiga või eksklaabiga, mis iganes mõnes Euroopa osas. NATO liitlased ei tee seda. Kas ma arvan, et nad oleksid võinud olla paremad Venemaaga konsulteerimisel ja Moskvaga suhtlemisel? Jah, arvan küll. Aga ma arvan, et on vale öelda, et NATOl on lihtsalt mingi soov Moskvat hävitada. Hästi, Sergei, kas tahad sõna võtta? Jah, NATO ei ole vabatahtlik organisatsioon. Vaata näiteks Montenegrot. Absoluutne enamus inimesi on. NATO nõudlik president, vabandust. Montenegro kurjategijas peaminister, keda uurib Interpol Itaalias, tead küll, väga suurte ja paremate kuritegude pärast. Nad suruvad peale, et Montenegro peaks liituma NATOga. Vaata uuesti Ukrainat. Enne aastat 2014, enne kui see hunta võimu haaras pärast oranži revolutsiooni, oli täiesti selge, et absoluutne enamus ukrainlastest tahtis, et Ukraina oleks neutraalne. Ja nad tahavad siiani olla neutraalsed. Aga režiim, Ukraina režiim, mis oli osaliselt lääneriikide kontrolli all, ütles, olgu, meie suund on liituda NATOga. Nii et NATO ei ole vabatahtlik organisatsioon. NATO... No kuulge, see on inglise keel. Ei, vabandust. Vabandust, oota korraks, vabandust, anna mulle hetk. Ja ma arvan, et koos Sergiga siin kogu austusega sinu vastu ja ükskõik mis arvamus sul on, aga Kiievit ründas Venemaa. Venemaa tungis Kiievisse, see on fakt. See on üks asi ja sellepärast, palun lase mul lõpetada, sellepärast pidid naaberriigid ja NATO liikmed teadma. Noh, ma ei tea, mis sinu arvamus on, aga minu arvates on see väga lihtne. See on väga lihtne. Ukraina okupeeriti poliitiliselt lääneriikide poolt, kes kukutasid demokraatlikult valitud presidendi Janukovatsi 2014 aastal. Ta oli asepresident. Ta oli asepresident. Ta ei saa öelda, et ta on siia paigutatud. Ükski neist ei ole küsimus, mille kohta valetada. Teda ei ole siia paigutatud. See ei ole loogiline. Sinu väide ei ole loogiline. Vabandan. Oota, Sergei, me peame laskma Anšul Voral lõpetada. Lase Anšul Voral lõpetada, Sergei. Sergei, lase Anšul Voral oma mõte lõpetada, palun. Vabandust, ära sega vahele. Vabandust, ma pean... Vabandust. Ära saada seda mulle. Sergei, sa ei lase Anšul Voral rääkida. Palun, lase tal rääkida. NATO on kaitseallians ja sekkus alles pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse. Ma olin sel ajal siin. Keegi ei oodanud, et Venemaa tegelikult läheb ja tungib Kiievisse. See ei olnud isegi ainult Donbassi või ida kohta. See ei olnud isegi ainult Krimmi kohta, vaid Venemaa tungis kogu riiki. Ta tahtis valitsust kukutada. See oli Venemaa valitsuse üheks eesmärgiks välja öeldud. Ukraina on suveräänne riik. Ukraina piirid määrati kunagi ammu kokkuleppel Venemaaga ja alles siis sekkusid NATO riigid, mitte enne seda. Enne seda valitses paljudes NATO riikides arvamus, et Venemaaga tuleks hoida konstruktiivseid suhteid. Vandervandadus Andel, see poliitika ebaõnnestus. Ma ei tea, miks sa ütled ei, sest need on kinnitatud faktid. Kas Venemaa ei hääletanud vastu? See on lihtsalt erinev. See on erinev. Sa ei tea. Pjotor! Oota, Sergei. Sergei, sa pead ka teistele võimaluse andma, palun. Pjotor, vabandust. Nii et ma arvan, et see, mida me siin näeme, on iseloomulik kogu sellele olukorrale. See viitab sellele, et just selles kogu asi ehk sõda suures osas seisneb. Ma mõtlen, süüdistamine ei ole muidugi, see on ka palju keerulisem, kui vaadata Venemaa ja Ukraina suhet läbi ajaloo, Kiievit ja Rusi ning kõike seda. Aga kaasaegsem küsimus on, kas see on NATO süü või on see Venemaa süü. Ja ma arvan, et see ongi asja tuum. Nimelt see, et Ukraina on riik, mis on suuremate jõudude tõmbetuules. See on alati nii olnud. Ma elasin mõnda aega Ukrainas ja sa võisid vabalt Venemaale reisida, millal iganes tahtsid. Viisavaba reisimine oli olemas ja Ukraina oli üsna rahul sellega, et oli nii-öelda neutraalne riik, eks. Tal olid korralikud suhted nii eurooplaste kui ka Venemaaga. Aga ma arvan, et suurim probleem on tulnud sellest, et Putini ajapikku kasvanud püüd on olnud Ukrainas üha suuremat mõjuvõimu saavutada. Alguses järk-järgult ja rohkem majanduslikult
ja ukrainlased, eriti Lääne-Ukrainas, Ukraina on väga mitmekesine riik, Lääne-Ukraina on rohkem Poola või Poola-Leedu ühisriigi mõjuga. Siis on Vene impeerium, Novorossija, mis hõlmab Lääne- ja Lõuna-Ukrainat, kus elavad peamiselt vene keelt kõnelevad vene rahvusest ukrainlased. Ka minul endal on päritolu sellest maailma piirkonnast. Aga asi on selles, et Ukraina hakkas minu arvates tundma suuremat survet või sundi Moskva poolt ning hakkas liikuma rohkem Euroopa Liidu suunas. Ja me näeme seda Gruusia puhul ning praegu ka Armeenia puhul, mida rohkem Putin survet avaldab või võib tuua näiteks ka Taiwani ja Hiina. Hiina avaldab Taiwanile rohkem survet ja see paneb taiwanlased end tundma veelgi iseseisvamana Hiina suhtes. Sama on ka Ukrainaga. Mida rohkem Venemaa survestas, seda enam Taiwan ja Ukraina ütlesid, et ei, me tahame liikuda lääne poole. Peeter, hoia korraks seda mõtet, sest ma tahan lisada veel ühe küsimuse, see on hea hetk. Aga on teateid, et Venemaa võib sel suvel NATO otsustavust proovile panna. Kas need on tõelised ohud? Ma olen mures venelaste suutlikkuse pärast hübriidvõtetega piire kompida. Kreml on seda teinud Balti õhuruumi rikkumistega. Oleme seda näinud Rumeeniat tabanud droonide puhul ja Venemaa, nagu teate, ütles, et nad ei kavatsenud seda teha. Aga see ongi probleem. See on üha sagedasem nähtus. Mida rohkem olukord, eriti Krimmis, rääkimata Venemaa majandusest, Sergei, ma arvan, et sa nõustud minuga, et Venemaa majandusel ei lähe praegu hästi. Seda enam otsib Putin viise eurooplaste tähelepanu Ukrainalt kõrvale juhtida, et nad keskenduksid iseendale. Nii et see on, ma arvan, provokatiivne strateegia Kremlilt, aga kas ma arvan, et on tulemas täiemahuline sissetung? Ei, aga see on umbes nii, et Venemaa läheb Balti riikidesse, nad jäävad sinna, hõivavad mõne Balti riikide piiril asuva linna ja siis panevad NATO otsusekindluse proovile. Kas sellest piisab, et NATO reageeriks? Ja kui ei piisa, siis nad proovivad veel natuke. Ja siis äkki ongi nii, et umbes 10% Balti riikide territooriumist on Venemaa kontrolli all. Hästi, Sergei, mida sina selle kohta ütled? Tead, üldine olukord Ukrainas on tegelikult väga lihtne. NATO okupeeris Ukraina 2014 aastal, kehtestas täiesti kriminaalse, repressiivse režiimi ja teeb Ukrainast Venemaa vastast riiki, kusjuures muide, seal on 80% elanikkonnast emakeeleks vene keel. Nad keelavad 80% elanikkonnast oma emakeele kasutamise. Nad viivad läbi tohutut poliitilist repressiooni, tapavad tuhandeid inimesi, panevad 10 000 inimesi vangi ja NATO arvab, et nad tahavad luua Venemaa vastase riigi Venemaa piiril, mida nähakse Venemaa jaoks suure strateegilise ohuna. Kuidas Venemaa saaks sellega nõustuda? Ja vaadake konkreetset olukorda. Te olete olnud Donetskis. Ma olen olnud Donetskis enne sõjalist erioperatsiooni, korduvalt, erinevatel konverentsidel ja nii edasi. Ma ärkan igal ööl Donetski linnas, sest Ukraina armee pommitab ja ründab Donetski linna igal ööl. Siin on midagi, mida te ei saa ära võtta. Jah. Anšul, kas soovid, et ma kordaksin küsimust? Kas see on reaalne oht? Kas see on reaalne hirm, et Venemaa paneb sel suvel NATO otsusekindluse proovile? Siinsed julgeolekuametnikud ütlevad meile, oota. Anšul Vora kord, Sergei, vabandust, Anšul. Anšul. Sergei, sa ei lase Anšul Voral rääkida, palun lase tal rääkida, olgu. Olgu. Erinevates vormides on droone lennutatud mitmes naaberriigis, mis on liikmesriigid. Nii et kui te küsite ja räägite siinsete inimestega, siis nemad näevad seda üsna reaalse hirmuna. Nad ei oota täiemahulist sissetungi. Ma arvan, et nad ootavad mingisugust rünnakut Balti riikide vastu selle kümnendi lõpuks. Ja just sellepärast käib siin palju ettevalmistusi, et omandada olulisi võimekusi, mida neil ei ole, mille osas nad sõltuvad USA-st, kuid mida nad nüüd peavad ise tootma. Kogu kaitsetööstuse ülesehitamine on sisuliselt suunatud aastatele 2030 ja 2035 kui tähtajale. See ajakava ei ole mõeldud ainult kaitsekulutuste suurendamiseks, vaid ka seetõttu, et Venemaalt lähtuvat ohtu peetakse järgmiste aastate jooksul üsna vahetuks. Hästi, ma arvan, et meil on aega veel üheks küsimuseks. Kas on olemas elujõuline alternatiiv julgeoleku tagamiseks peale Venemaa ja NATO? Kui see küsimus on mulle, siis ei, praegu mitte.
Euroopa liitlaste julgeoleku seisukohalt tuleb oht Venemaalt, seega Venemaa ei ole alternatiiv. Nende jaoks on praegu ainus võimalus hoida allianssi koos ja hoida Trumpi kaasatuna, sest liitlased sõltuvad USA poolt pakutavast tuumavihmavarjust ja teistest olulistest strateegilistest komponentidest oma reageerimisplaanis, kui neid peaks rünnatama. Seega peab see olema NATO raamistikul põhinev. Arutelu käib selle üle, kas sellest saab ainult nime poolest NATO. Ja kui see muutub üha enam Euroopa juhituks, kas siis saab sellest rohkem EL-i juhitud raamistik, kus suured liikmesriigid endiselt otsuseid teevad? Ja ma arvan, et see poliitika on alles kujunemas. Aga siin on konsensus selles, et see peab olema NATO juhitud. hästi kiire reaktsioon, Piotr, meil on jäänud 1 minut. Lõplikud mõtted selle kohta? No vaata, ma mõtlen, et see ongi Euroopa julgeoleku alus. see mõte, et Venemaa suudaks kuidagi kogu Ukraina üle võtta ja siis korraldada mingi tohutu sõjalise operatsiooni eurooplaste vastu, on minu arvates koht, kus mõned argumendid jäävad natuke nõrgaks. Aga praegu on see vale vastandus. Palju sõltub sellest, mis toimub väljaspool lahinguvälja. Vene majandus on kogu selle asja juures kõige olulisem tegur. Aga teiseks asi on Putinis. Kui Putin on pildilt kadunud ja asemele tuleb mõõdukam süsteem, siis võib olla, aga seni, kuni see mees võimul on, ei muutu midagi. Võiks rääkida EL-i juhitud kaitsesammastest, aga minu arvates on peamine rõhk pigem NATOl ilma Ameerika Ühendriikideta. Ma ei usu, et USA tõmbub välja, aga Euroopa peab looma eeldused, et suudaks oma piire kaitsta. Olgu see siis Gröönimaa USA tõttu, ma tean, et see pole tõenäoline, või Venemaa Balti riikide tõttu. NATO peab vaatama põhja poole, ta peab vaatama lõuna poole, tal on palju muid rindeid, mida tuleb hallata. Ja kindlasti praegu arvan ma, et aitäh teile kõigile. Vabandust, et ma teid katkestan, aga peame minema reklaamipausile. Suur tänu selle tulise debati eest.